paluksin siia alla ka Martin Eessalu, kes, kui kasutades sõnavabadust, siis kraabib autorite käest kõik kokku, et Eesti kultuur säiliks. Kas tohib niimoodi üldistada? Mitte päris võib-olla. Jah, aga arvestades paragrahvi vastulause õigus, siis jah, teil on õigus esitada vastulause minu väitele. Jaa, aitäh. Tervist. Väga hea on Aleksei järel rääkida, sest mul on tunne, et ta rääkis päris suure tüki minu jutust ära. Ja sellise väikese eelhäälestuse või disclaimeri ma ütlen ka, et kuna korraldajad nõudsid pealkirja päris pikalt ette, siis elu vahepeal tõi natukene teemasid juurde, et nihutas natukene seda fookust ära, et kui kellegi ootus on nüüd see, et ma räägin nüüd otsast lõpuni selle keerulise loo ära sellest, kuidas andmetest saavad keelemudelid, siis te peate pettuma natukene. Aga mina tahan täna rääkida teadusest. Ma kordan teaduse sõna võib-olla peaaegu sama mitu korda, kui Rein Lang ütles tont. Ma räägin keeletehnoloogiast ja muidugi andmetest ja taristust. Aga väikeseks häälestuseks lihtsalt, et paigutada ära see, et kus Eesti Keele Instituut sellel maastikul, selle teema maastikul asub, siis me toetame keeletehnoloogia jõudmist ühiskonda ja keeletehnoloogia arengut laias laastus 4 sambaga. Ja need on teadus, nii selline teadus, mida me ise teeme meie majas, kui me ka toetame teadust. Me oleme rahastaja rollis, me oleme Eesti keeletehnoloogia programmi koordineerijad ja see annab meile selle rolli, kus me ka ise tegemise kõrval samamoodi siis oma selle parima teadmise pealt, mis selles valdkonnas parasjagu kõige rohkem arengut otsib ja vajab, ka toetame selle järgmise taseme teaduse tegemist. Siis teine on taristu. Taristu on see, mis lubab turvalisel ja usaldusväärsel moel keeleandmeid, keeleteadusega seotud andmeid, tulemusi heal viisil säilitada, koguda, säilitada, õiguspärasel viisil kättesaadavaks teha. Ja andmed on ise tegevus ja eesmärk iseeneses. Kogume eesti keele andmeid, tegeleme ka andmete õigusliku poolega, mis on õiguseksperte, kes keeleandmetega konkreetselt tegelevad või selles teemas oskavad kaasa rääkida. Ma arvan, et pooled neist asuvad täna siin ruumis, võib-olla rohkematki. Et see on ka selline kompetents, mida me üles ehitame, mis on väga oluline. Ja viimaks koordinatsioon, mis võtab natukene kokku ka seda kõike, et me oleme sellises natukene nagu targa siili rollis. Kommunikatsiooni inimestel on hea sellist metafoori kasutada, kus me aitame siis riigiüleselt nende riigil heal viisil, parimal viisil seda valdkonda arendada. Aga teadus. See teema, millele ma tahaksin kõige rohkem täna rõhku panna. Võib-olla eelkõnelejate järel on väga hea seda märksõna ja seda väärtust hakata rõhutama ja seda esile tuua, et teadus on üks selline arenenud lääne ühiskonna väärtus, mille heaks käekäiguks me oleme loonud erandeid, aga need erandid on ainult tehniline viis märkida ära, et see on üks oluline väärtus, mille nagu hea käekäik peab olema meie ühiskonnas hoolitsetud. Oleme selle põhiseaduse tasandil kokku leppinud ühiskonnana ja siis on erinevad viisid, kuidas siis see teadus arendada saab. Ja kui selleks, et me ühiskonnana toimiksime paremini, selle jaoks me ühiskonnana ja ühiskonna heaks kasutame teadust ühe tööriistana. Me ootame sealt uusi arenguid, me ootame selle teadmiste horisondi kaugemale viimist
ja nende teadmiste kasutuselevõttu. Mitte ainult me ei tee teaduse enda jaoks, väga suur osa teadusest on selle jaoks, et seda kuidagimoodi ära kasutada, et sellest oleks ühiskonnale ka kasu. Võib-olla eriti oluline on see nõndanimetatud rahvusteaduste puhul, mis on tõesti see osa teadusest, mida mitte keegi teine siin maailmas meie eest ära ei tee. Ainult meie ise tunneme huvi selle vastu. Kui meie selle ära lõpetame, siis on 95% sellest kadunud. Ja selle seos andmetega ja see väga suure vajadusega andmete järele on viimase 10 aastaga aina intensiivsemaks läinud. Et võib-olla ongi hea nende samade rahvusteaduste või ütleme, sotsiaal- ja humanitaarteadused, võib-olla nende näitel sellest rääkida, sellepärast et kui veel 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi oli tähenduslik selline sõna nagu digihumanitaaria, mida mõistagi siiamaani kasutatakse, aga kui tol hetkel see vajas markeerimist, et see on nagu mingi teatud erilist tüüpi humanitaaria, siis ma väidaksin, et praegu on jäänud alles mingisugune hinnanguliselt 5–10% mitte digitaalset humanitaariat. See on kõik digitaalne. Ja kõik need liigid vajavad suurt hulka suuri andmeid. Ja seda ta peab saama. Seda loomulikult õiguspärasel viisil, aga see andmevajadus on väga suur. Ja eks need võrdpildid sellest, et inimene loeb teadmiste saamiseks raamatukogus väga palju raamatuid ja eks see masinõppemeetod teeb mingis mõttes sama, aga kiiremini ja teistel viisidel, aga see lõppresultaat, seoste ja seosed, mudelid ja selline uus teadmine sellest, kuidas meie maailm välja näeb ja mida selle pealt järeldada saab, see on sarnane. Ja lihtsalt paralleel meditsiinimaailmast, kus terviseandmete, mis on ometigi väga delikaatne andmeliik, nende kasutamine tervisevaldkonna teaduses on täiesti normaalne protsessi osa, see peabki nii olema, et muud moodi me neid elusid ei päästa. Siis siin ma lähen kõige lähemale sellele keeleandmestikule, suumime korraks sellest suuremast pildist keeleandmestikke sisse. Praeguseks me oleme kokku kogunud laias laastus 15 miljardit sõna, mis on tohutult kirju pilt. Seal on avalikest andmetest kuni rangelt teaduskasutuseks mõeldud andmeteni, väga erinevatest allikatest ja nende kasutus on siis reguleeritud erinevate litsentside alusel ja sedasi, et austatud on kõikide andmeomanike soovid ja reeglid, mis sinna kaasa käivad. Kuidas seda turvalisel moel teha? See vastus on viimase aasta jooksul saanud palju parema vastuse. Eesti Keele Instituut koos Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumiga me juhime sellise teadustaristu nagu keeleandmete teadustaristu arengut. See on saanud sellise uue käigu sisse. Selle eesmärk on koguda, säilitada ja kättesaadavaks teha keeleandmeid ja see on väga tihedalt seotud siis selle arvutusliku poolega, kus siis see roll on jagatud Eesti teadusarvutuse infrastruktuuriga, kus omakorda on siis link Lumi superarvutisse Kajaanis, kui seda peaks vaja minema. Ehk siis see on selline terviklik andmetaristu kontseptsioon, kus sisenemist väljumiseni on kõik sellised hügieen on tagatud ja andmete kasutus on võimalikult efektiivne. Ja siis tuleviku muusika osa on see, et see kohalik süsteem paigutub siis Euroopa laiemasse keeleandmeruumi, kus siis saab omakorda, ütleme, et selle märksõnaga seoses räägitakse ka andmete turuplatsi funktsionaalsusest ehk andmete marketplace'ist. Mõned takistused nimetaks ära, mis on andmete kasutamisega, keeleandmete kasutamisega seotud. Aleksei muidugi rääkis hästi põhjalikult nendest, et mina
piltlikult öeldes Aleksei slaididel 3 kohas tõmbame võib-olla ringi ümber, aga meie siis selline analüüs näitab kõige suuremaid murekohti selles, et teksti andmekaeve erandid, kui neid päriselt rakendama hakata, siis nad on natuke keerulised rakendada. Nad ei ole just väga selged selle koha pealt, et mismoodi seda teha. Et me seda autoriõiguse seaduse paragrahvi 19 siis primmi oskame lugeda, aga sealt edasi läheb keeruliseks. Ja võib-olla Alekseil on vastus, et kust see vastus peaks tulema, et mismoodi see täpselt käib. Aga praegu on selline natukene süsteem toimib niisugusel learning by doing põhimõttel, et meil ei ole lõpuni häid vastuseid. Siis samuti autoriõigus ja isikuandmed koos, et päris elujuhtumid toovadki esile selle, et kuigi mingisugused andmed võivad olla olemuslikult täiesti juba avalikus ruumis olnud, neis ei ole, ütleme siis niimoodi, et kes on tahtnud neid sealt kraapida, see on saanud seda juba ammu teha, aga et sel hetkel, kui meie võtame nad kuidagi säilitada, sel hetkel me töötleme isikuandmeid. Et see ei tee seda lihtsamaks. Ja teadusasutuse definitsiooni tõlgendamine on samuti üks selline mõtlema panev koht, et Euroopa ja Eesti õiguses, kui panna siia juurde veel see, et mismoodi Eestis see eriseadus, mis siis teadus- ja arendustegevuse olemuse meil riigis paika paneb, mis on ka omakorda rahvusvahelise praktikatega seotud, et see viis, kuidas me ütleme seda, et mis asi on teadusasutus, see on ka natukene erinev. Et loomulikult me kõik saame aru, et see maja siin on teadusasutus, aga kas see innovaatiline ettevõte, kes teeb kogu oma teaduse tulemuse kõikidele osalistele võrdsetel alustel kättesaadavaks, kas tema on teadusasutus? Sellel ei ole väga head vastust. Ja see viimane punkt on, ma ütleks, et kombinatsioonis esimesega, et meil ei ole nagu sellist, meil ei ole nagu neid häid praktikaid paigas, mismoodi me päriselt siis seda protsessi teeme, et kui see, kes soovib andmeid saada, täiesti kõige tavalisemaks alusteaduseks läheb andmevaldaja juurde, siis mis sellel järgneb? Et see saab väga erinevaid radupidi käia, kõik need rajad ei ole väga motiveerivad kõikidele osapooltele, et see on keerukas ja vajab paremat selgust. Ja selle juurest ma lähekski sellise küsimuse juurde, et millist tüüpi teadust on olemas. Ja see on üks selline nähtus või küsimus, mis on viimase, poole aastaga minu jaoks tundub aina olulisem. Et me saaksime aru sellest, et me peame mingisugustel teaduse alaliikidel või sellistel teaduse tegemise vormidel natukene vahet tegema selleks, et kui meil on mingisugused keerulised juhtumid või mingisugused skaalad, kus me peame leppima kokku mingites keerulistes küsimustes, näiteks seda, et kust maalt mingisugune teatud mudeli treenimine on teadus või ei ole teadus, et sellised keerulised küsimused kogu alusteadust ei tõmbaks endaga kaasa sinna mutta. Ja mida ma sellega mõtlen, on see, et kui me niimoodi väga laialt lahku lööme need asjad, et kui on mingisugune ühe skaala otsas on see teadus, mis on selline absoluutne alusteadus, alusuuringud, need on meie keeleteadus, mille tulemus on väga abstraktne järeldus eesti keele grammatika olemuse kohta. Täiesti abstraktne, see pole vähimatki puutumust ühegi mudeli treenimisega, meie kirjandusteadus, meie folkloristika, kõik, mis töötab tekstiga näiteks. Siis skaala teises otsas on mingisugune näiteks erasektori teadus, mille väljund on selgelt juba kommertskasutus. Siis ma väidan, et üks mure, millega me peaksime tegelema või mida me peaksime endal meeles pidama, on see, et see mure, mis seal valges kastis asub, ei tohi seda teist kasti kaasa lohistada. Sest see on see koht, kus me läheme selle põhiseaduse vaimuga ühel hetkel väga tõsisesse vastuollu. Et see eesti keele ja kultuuri säilimine, et see ei ole mitte selline pateetiline väide, et nüüd me tapame Eesti humanitaaria.
vaid et me peamegi päris juhtumite puhul, kus küsitakse andmeid humanitaarteaduslikeks alusuuringuteks, kuni nende keerukamate juhtumiteni välja, kuskile maale siiski eristame, et meil siin ei ole vaja muret tunda. Sest see tulemus, mis sealt teiselt poolt välja tuleb, see ei ole selle nii-öelda mure küsimuse osa. Mõned näited, lihtsalt valisin puhtalt sellised näited, mis on Eesti Keele Instituudist pärit, mis on väga selged sellised ühiskondlikud väljakutsed, mis meil on praegu töös. Keeleõppe, eestikeelsele õppele üleminek. Teel siia trammis vaatas mulle keeleklikk vastu, siin foajees vaatas mulle keeleklikk vastu. Kõik on selle pildi osa. Seal on näiteks eksamitöid vaja. Eksamitööde puhul on vaja seda teksti ja siis problemaatiliseks muutub see, et seal on ka inimese hääl peal näiteks suuliste eksamite puhul. See on nagu selle teemaga seotud. Siis on digiligipääsetavus, mis peaks meediale väga palju ütlema. See, mida ma siin taustal pean silmas, on näiteks kõik, mis on seotud seda laadi tehisintellektiga, mis on seotud viipekeelega. See vajab andmeid, kus on läbisegi võivad olla nii autoriõigus kui isikuandmed. Need on viiplejad. Ja viimaks mudelite hindamine. Päris palju küsimusi täna varem oli siin seda laadi, mis tegelikult kuuluvad nende suurte keelemudelite kvaliteedi hindamise valdkonda. Selleks, et seda teha, selleks on samuti mingil määral vaja näiteks autoriõiguse all olevaid teoseid. Mitte küll väga palju tõsise mudelite hindamine peamiselt, see on tegelikult mudelitele kontrolltööde koostamine. Ja sellest kõige suurem osa on tegelikult selline ise tehtud, meie teemegi täiesti uued originaalsed testandmestikud ja me ei pea väga muretsema nende küsimuste pärast. Aga siiski, et need on mõned sellised praeguse eluga kas juba käimas olevad väljakutsed või need, mis kohe tulevad. Ja need vajavad samuti andmeid. Ja minu selline ilus lõpuloosung olekski see, et koostöö kindlustab keele tulevikku. Ma arvan, et siin on erinevaid aspekte, me peame seda õigusruumit täiustama selles kohas, kus meil on seda juurde vaja, meil on samuti vaja julgust kasutada seda õigusruumi, mis meil on, selle eesmärkideks, miks ta loodud on, rääkides eranditest, mida Aleksei ka mainis. Meil on vaja arendada sellist andmetaristut, mis loob andmevaldajas usaldust selle taristu vastu selles mõttes, et annad sinna andmed ära ja sa saad kindel olla, et need ei jaluta kuskile ja neid hoitakse nende põhimõtete alusel, milles on kokku lepitud. Ja viimaks ma ütleks, et ma arvan, et see on meie kõigi ühine missioon. Meil võivad olla erinevad perspektiivid sellele küsimusele, aga me ajame ühte asja. Aitäh! Aplaus. Suur tänu. On tunda teadlase hõngu. 0-0-0-0 lõppes esitlus. 2 sekundit jäi varusse. See oli tänamiseks. Aga suur tänu.